lõunat, õhtut. Kas täna on 4. november? Täna on 4. oktoober, november. Ja nagu te näete, me ei ole enam intensiivis. Täna hommikul tuli see info minuni ja ma just kolisin tavapalatisse, teisele korrusele. Ma tegelikult algusest mõtlesin, et ma võtan ema ja lapse tuba, aga mulle öeldi, et see on nagu nii väike kaksikutega, kui olla kaksikutega. Ja meie praegune eesmärk on saada sondist lahti ja jumal tänatud, ma ei pea enam neid päevikuid täitma, kui palju keegi kakab või pissib, aga ma pean täitma, kui palju lapsed söövad ja ma ostsin ka kunagi endale märkmiku, et joonistada. Aga nüüd ma panen endale siia kirja, kui palju keegi sööb. Praegu sõid mõlemad 50 milli ja ma pean küsima, mitu milliliitrit nad tegelikult sööma peavad. Kas ma pean pumpama peale söömist, kas ma pean kaaluma kell 12 öösel. Nii et seda ma lähengi kohe küsin siit ja pakin need asjad lahti ja homme tuleb Kuldar ja Karl. Ja nad on siin mõlemad koos voodis. Ma sain küsimused vastused enda küsimustele, et kas ma pean ekstra välja pumpama, ei pea, kui lapsed saavad kõhu täis. Lihtsalt tuleb anda hommikul piimaproov, et kui palju valku on ja nii edasi. Kaalumise kohta kaalun siis, kui mul endal mugavam on. Ja mitu milliliitrit sööki. Harald saab 46 ja Adolf 40, ehk siis praegu said mõlemal kõhu täis. Et vaatame jooksvalt. Näidati, mis asi on. Teate, mul on nii tore. Mul on isegi nagu mõnusam, kui ei ole andureid küljes. Ja ma lihtsalt loodan, et ma ärkan ise öösiti ülesse. See on päris hirmus. Sain riideid, sain süstlaid, et kui ma peaks juurde toitu saama. Siin on mingid riided, need las olla. Lihtsalt siin on külmem kui üleval, nii et siin panen neile villased sokid ja kui midagi on, siis võtan kotist enda riided, aga neid ma siia ei jäta, nagu ikka. Nii et I am very excited, et nagu kodu paistab juba. Nüüd siin toas ma söön süüa ka. Vaadakena. Tšau! Tšau! Seda, et saaks panna tumedamaks selle valguse seal toas oli, aga ma nüüd pakin asju lahti nii palju, kui neid on. Ma arvan, et hommikumantlit ma siin ei kanna, selle võib kotti panna. Mul on kõik riided peaaegu mustad, nii et ma saadan üleliigsed asjad homme mehega koju. Mul oleks võimalikult vähe asju, nagu näiteks see kott. Siin on nii palju staffi, nii et vaatame, mis mul siia sisse jäi. Rinnapumbad paneme kohe aknale peale. Mulle isegi meeldib, et siin on jahedam. Aga lihtsalt lastel tuleb mitu asju selga panna. Siin ongi raamatud. Lüpsised. See, ühesõnaga, ma võtan asjad välja ja asjad, mis mul vaja pole, ma saadan koju, nii et homme tuleb Kuldar. Aga ma ei oska enda tunde kirjeldada, sest nagu intensiivist välja saamine on nagu juba üks samm edasi ja kui nad hakkavadki niimoodi ilusti rinnast sööma, võtavad ilusti juurde, siis on nagu super, et varsti saab koju äkki. I am very excited. Te kujutate mu rõõmu mu hinges. Nii et nüüd ootame õhtusööki ja chillame edasi ja siis ootame kella 6-ni. Ja siin on nagu see ka, et ma sain ükskõik millal magada. Või intensiivis sain ka, aga ma nagu käisin rohkem õues, aga tavalises palatis me ei saa käia. Nii et jaa. Mu tunded on nii head. Täna on, kas on 5. oktoober või? Ei, november. Me oleme nüüd esimese öö, olime nüüd tavapalatis ära.
see oli väga tore. Poisid hakkasid nii ilusti sööma, ma kohe räägin. Kõige suurem kogus, mis Harald täna öösel sõi, oli 56 milliliitrit kell 3 ja Adolf sõi kell 6:74, aga selle eest ta sõi kell 9:20 milliliitrit. Ehk siis ma rääkisin arstiga, kuna nad söövad nii erinevatel aegadel, et kas ma pean neile üldse juurde andma, sest et nagu alati see toitmine nagu venib, näiteks kui Harald sööb esimesena, näiteks kell 12, siis Adolfi toitmine lükkub edasi sellepärast, et ma ikkagi üritan neid kahekesti rinnale panna öösel. Nad söövad ikkagi mul kahekesti rinnal, aga päeval ma nagu lasen neil puhata, et nad ei pea korraga sööma. Hommikul oli vereproov oli hästi korras, siis enam nad seda valku ei saa, õli ka ei saa, et nüüd ongi E-vitamiin ja D-vitamiin ja siis raud. Ma unustasin küsida, kas Abitek ka või? Aga jah, kella 3 aeg tulevad Karl ja Kuldar ja ma pean filmima seda reaktsiooni, Karli oma, sest et kui me teeme videokõne, siis Karl on kogu aeg naeratab, kui ta beebisi näeb. Nii et vaatame, aga praegu ma veel naudin seda filmi vaatamist, aga ma peaks ütlema, et väga aeglaselt on see päev läinud, sest et ma ootan poisse, nagu Karli ja Kuldarit. See ka, et kui tänane öö jätkub samamoodi, siis homme võtame sondid ära. Et kas on vaja lootust koju saada või? Ma loodan. Ma nägin hommikul oravat ja mulle meeldib, ma olen siin ühesõnaga, ma olen autos ja ma vaatan, mis siin toimub kogu aeg. Nii et jah. Täna öösel oli veel, sorry, mu aju lihtsalt ei genereeri. Täna öösel oli veel see, et nad said eile FMS-i 2 tükki õhtul kell 9 ja siis nad öösel niimoodi punnitsid kaasa, et me kõik magasime 3 kitsas voodis. Nii et ma ikkagi olen suht kindel, et ma neile peale ei keera. Ma tean, et see ei ole kõige parem mõte, aga kuna nad said ikkagi intensiivist välja ja neil on nüüd luksuselu, siis nad ikkagi tahtsid minu kõrval magada. Ma vahepeal kusutasin nad magama, siis panin nende voodisse. Neile sobinud mõlemad nagu nohisesid öösel või sellest, et nad sõid nii palju vist, et rinnapiim läks ninna või mida iganes. Nii et jah, nii lahe. Ma olen nagu nii ele veel, sest nagu täna kõik on nagu nii hästi. Ma lihtsalt loodan, et nagu midagi pekki ei lähe. Nii et kas ma ütlesin, et vereproovid olid korras või? Vabandust, kui ma nii segaselt räägin. Aga kaua veel? 3 vanaema helistab mulle. Ma ei mäleta, kus mu jutt pooleli jäi. Aga mu vanaema helistas, ütles, et ma laseksin Kuldaril tuua mingit kodujuustudelt kerki, mis on toitvam, sest see toit ei ole kõige parem ja ma ei saa enam välja ka ise süüa ostma minna. Ja ma loodan, et ma ei pea siin väga kaua istuma, sest et ma ausalt ei viitsi enam. Ma olen 6 aega istunud. Ja ma ei viitsi. Aga nagu lootud on, et saame koju, sest nagu arst vaatab ka, et nagu super tulemused. Nii et jah. Ma lihtsalt mõtlesin tegelikult, et ma võiksin teile meie rutiini näidata, sest me ei ole enam intensiivis ja mul on nagu rohkem vabad käed. Nii et jah. Aga ma nüüd naudin veel seda mõtet, et varsti tuleb Kuldar ja Karl. Vaatan Elise huubist midagi. Elise huub ei tööta millegi pärast. Nagu ma tahan papsa vaadata 6. hooaega ja see lihtsalt ei hakka tööle. Nii et vaatame siis midagi muud. Näiteks Andrei ja Robini reisisaateid. Ma pole neid näinud. Esimest olen teisi, ma pole viitsinud vaadata. Aga nüüd ma siis vaatan.
väiksed vennad. Jaa, väiksed vennakesed on. Baby. Pisikesed vennad. Joo. Bye bye. Tasakesti vennad on teab. Tasakesti midagi. Tal on kõrti liiga. Aitäh, Karl. Väike venna. Tema hoiab palju rohkem kui sina ju. Sa kannad päris palju. Siuke pisike venna. Venna Harald on see. Jaa. Venna Harald, jaa. Oota, sööb emme tissi. Jaa, ta tutub. Tita. Venna tutub. Emme, jaa. Tema on sinu emme ka. Jaa. Tere lõunat. Ma olen olnud siin tavapalatis teist päeva. Ja mul on nii kopes. Ma nagu ütlen ausalt, mul on masendus kallal vist. Nagu see päev venib, kell on alles 14:20. Ja ma ei jaksa, ma ei taha. Ma oleks kunagi uskunud, et ma siia nuttes tulen, aga teist päeva, kui ma õue ei saa, ma olen lihtsalt 4 seina vahel. Palun teeme nii, et ma saan nädalavahetusel koju, ma ausalt lähen hulluks. Oh my god. Aga ma nüüd vahepeal räägin poistest ka. Ühesõnaga, meil on vaja nüüd saada kaalumisest lahti, siis me saame koju. Sondist me saime lahti täna hommikul. Oli küll hommikul see, et enne poiss Harald sõi nii palju, et ta ajas nii palju piima välja. Ma ei tea, kas see on okei, ma pärast küsin ühe käest, sest et ta nagu ajas väga palju seda välja. Ta sõid nagu mul tuleb seda piima nii palju ka. Nii et võib-olla sellepärast ta ajaski nii palju piima välja. Võiks lihtsalt olla kodus. Perega süüa kodus toitu. Minna pesema normaalselt. Nagu võiks nii olla, et praegu need päevad lähevad räme kiiresti ja kui ma koju saan, siis see kuu aega, mis mul täna kodus on, nagu veniks. Teeme palun siukse kokkuleppe. Ma lihtsalt ei jaksa enam. Ma tean, et pole kõige parem asi, mida teha siin, aga need on mu tunded. Need on mu emotsioonid. Ma näen välja nagu mingi, ma ei tea, mis asi. Kuna siin on ühisduširuum, siis ma ei taha kaksikud üksiga siia jätta, nii ma ei saa pesema ka minna. Tahaks täiega pesema minna. Ma tahaks olla lihtsalt kodus. Mul on nagu hästi veider tunne täna. Ma ei tea. Pole minu päev. Jah, eile oli. Sain intensiivist välja. Saime sondist lahti, aga nüüd tulebki paar päeva lihtsalt olla veel haiglas. Ma loodan, et ma saan koju. See on lihtsalt nii kurnav ja nii raske. Olla perest eemal. Ma ei näe asju, mida Karl õpib, uusi asju. Karl õppis uue sõna ära, nagu tita ja õue ja oskab pudelit lahti keerata ja nüüd on
on asja, mida ma pole näinud. Ja ma tunnen ennast vahepeal isegi nagu kehvasti, et ma pole olnud kuu aega Karli nii-öelda kasvamise kõrval. Ma ei tea, mis ma teen. Õhtust ma jälle ei mäleta, kus ma viimane klipp oli, aga täna on nüüd laupäev, kas on 7. november või? Äkki on 7. november? Ei, homme on pühapäev, homme on isadepäev, 8. Ühesõnaga mingi kuupäev. Ja ma täna olin jälle nagu veits pekkis omadega vaimselt ja kogu aeg nutsin, et ma ei jaksa olla enam siin. Siis ma läksingi nagu õe juurde, et ma tahaks nagu mingi ämmakas oli siin. Siis ma küsisin õeg nagu, et sooviks õega rääkida, et ma ei jaksa, et ma tahaks nagu teada, millal ma koju saan. Ma pole mitu päeva nagu mitte ühtegi lastearsti näinud ega mitte midagi. Ja nüüd tuli õhtul õde ja siis tõi postele vitamiini. Siis ta ütles mulle, et ta panigi paberi peale kirja, et ma soovin arstiga rääkida, et homme on 36 nädalat täis lastel, et äkki saab koju. Et nüüd homme ongi pikkuse mõõtmine ja öösel kaalumine, et ma mõtlen, kas ma teen seda öösel või hommikul, sest eile õhtul ma kaalusin kell 9, et äkki täna kaalun ka kell 9, et intensiivis oli see, et iga 3 tunni tagant andsin süüa, et 9, 12, 3, aga nüüd nad ise küsivad juba mingi aja tagant süüa. Nii et äkki saab homme koju, sest homme on isadepäev ja homme on nii tore arst ka tööl. Et kui postel on kõik hästi, siis äkki saab koju, ma nagu täiega loodan. Et tegelikult nagu kõik on hästi, kaalud on korras, homme on 36 nädalat täis, uuringud on tehtud, vereproov oli 5. korras, et nagu võiks ju selles mõttes. Täna käis mu isa ka, tõi mulle šokolaadi. Ja Emps käis eile, tõi mulle ploffi, jumal tänatud, et tõi, ma oleks nälga jäänud. Sest et täna oli kalasupp. Aga ma nüüd mõtlen, kas ma hakkan editima või mitte. Ma reaalselt monteerin seda videot praegu, mis te vaatate. Sellest minu arust esimesest klipist on mingi 21 päeva möödas või? Ja 21 päeva hiljem ma monteerin seda. Vahepeal muid ikkagi süümepiinad, et seda videot pole teieni jõudnud. Aga kuna ma sain ma koju, siis selle koju saamisega on olnud päris palju harjumisi, päris palju uusi tegevusi, mida tuleb meeles pidada, vitamiinid, kaalumised, toitmine on loogiline. Ikkagi uued asjad, mida pole nii-öelda pidanud meelt jätma aasta aega umbes. Et Karliga toimetamised, kaksikutega toimetamised ikkagi on keeruline ja pluss sellest tuleb ka uus video nüüd. Meie kodus on nüüd olnud päris palju muutuseid ja täna tuleb veel mingi muutus, nagu ma aru sain. Et me paneme võib-olla kaksikud oma tuppa magama, aga see on võib-olla, tähendab Karli tuppa magama, et kõik oleksid koos, aga see on võib-olla. Aga ma nüüd räägin sellest koju tulekust. Ma mäletan, äkki viimane klipp oli siis, kui Emps külas käis või? Ma ausalt ei mäleta. Aga me saime koju 11. novembril, 10. või 11. november, siis kui poisid olid 36 pluss 1 nädalat vanad vist, või 1+2, ma ei mäleta, kumbki neist üks päev siia sinna. Saime koju. Mulle ütles eelmine päev arst, et saata homme koju, et kui on südameuuring on Haraldil korras. Mul ei tule see arsti termin meelde, aga siis ma ei teadnud seda. Ei, oota, täitsa pekkis. Kui on vereproov korras, silmad on korras, siis saate koju, ütles mulle eelmine päev arst. Mina ärkasin hommikul suure ootusega ja ootusärevusega üles, et täna saame koju. Ootasime silmarsti ära, poiste silmad olid korras.
vereproovid olid enam-vähem nagu siuksed polnud kõige paremad, aga olid nii head, et saada koju. Et Haraldil kummagil, Haraldil oli raud madal ja aga siis minu juurde tuli see nii-öelda vastutav arst seal ja ütles, et me ei saa veel koju. Et me peame ootama südamearsti ära, kardioloogi on kardioloog, peame ootama tema ära. Ootasime, öeldi tuleb 7, Kuldar tuli kell 12 linna, et pakime asjad, lähme. Aga me ei teadnud, et peame oma kardioloogi ootama. Mulle ei öelnud keegi seda enne, kui Kuldar tulema hakkas ristilt. Ja siis me ootasime kõik viiekesti seal palatis kardioloogi. Ja siis tuli mingi 8 aeg, tuli valveõde, ütles, et te peate 9:30 ootama. Et kas te jääte siia või te ootate ära ja lähete õhtul koju. Ma küsisin, et kas see on kas see on okei, kui kardioloogi vastus on positiivne ja ma lähen otse koju. Ta ütles jah, et kui vastus on korras, südameklapp on kinni läinud, siis võite koju minna. Ja siis tuligi peale seda, kui tuli arst, ütles, et 9:30 peate ootama, siis Kuldar läks poodi ostma süüa midagi meile. Siis tuli valveõde, ütles, et minge nüüd kardioloogi juurde, et te saate nüüd selle uuringu teha. See uuring kestis 5 minutit. 5 minutit. Ja me ootasime 7,5 tundi, 7 tundi. Siis me sõitsime kõik koos koju. Ja see tunne, mis mu sees oli ikkagi nii tore, et ma saan lõpuks koju. Samas hästi hirmutav, sest et ma olin 6 aega haiglas ja 6 aega haiglas olemist ikkagi, ütleme, pani põntsu mulle. Ja vahepeal ikkagi nagu videost oli ka näha, siis oli ikkagi vahepeal, ma kogu aeg nutsin seal lavapalatis, oli kogu aeg kurb ja paanikas, et ma kartsin täiega. Ja õnneks kõige parem otsus oli see, et ma võtsin ühendust raseduskriisi nõustajaga. Sellest ma räägin hiljem. Siis tegi palju paremaks olemise. Ja aga autos, kui ma sõitsin koju, mul oli paha olla, süda oli paha, sees keeras. Mitte, et ma poleks söönud, mul oli kõht täis, kõik oli hästi. Mul oli hirmus. Mul oli ärevus, mis saab edasi, kui ma koju saan. Mis saab edasi, kuidas Karl reageerib, kuidas kaksikud magavad, kas nende äkki nad põhimõtteliselt surevad ära, on ju, sest monitore küljes ei ole. Jah, mul oli kergem. Mul oli kergem, et mul polnud monitore, aga ikkagi me ei ela Tallinnas, me ei ela Pärnus, me elame Haapsalu külje all. Ja siin, kui juhtub midagi, siis sa ootad ikka kiirabi, mitte sul ei ole see sekundiga kohal. Jah, sünnitama minnes oli mul kiirabi 1,5 tunniga kohal. Et ikkagi olid hirmud, aga siis, kui ma koju jõudsin kell 11 öösel, kõik lapsed magasid ja me vaatasime Kuldariga kaksikuid ja me olime nagu, et wow. Et võt siis jõudis kohale see, et me oleme tõesti nüüd kodus, me oleme perekond ja esimene hommik ärgata nii-öelda 3 lapse emana kodus oli tõesti imeline. Ma hakkasin kohe rämedalt söö tegema, kuna ma sõin ju kogu aeg haiglas putru. Ma ei tahtnud putru näha ka. Nii et ma hakkasin omletti tegema, kodukohvi mõnus. Ma nagu täiega kaifis seda esimest hommikut. Ja vot sellest päevast peale, kui ma sain koju, ma hindan asju teistmoodi. Ma tõesti nii-öelda väärtustan seda, et ma koju sain, ma tõesti hindan seda, et ma olen 3 lapse ema, lapsed on terved, lastel on kõik hästi. Et jah. Aga sellest, et ma võtsin raseduskriisi nõustajaga ühendust paar päeva enne koju minekut, sest et ma pidin haiglas küsima rahustit ühe korra, sest et ma olin nii paanikas ja ma ei suutnud mitte midagi muud teha, kui lihtsalt nutta.
see emotsionaalselt oli väga raske ja ma võtsin selle ITK raseduskriisi nõustajaga ühendust ja ütleks peale neid kõnesid, mis me teinud oleme, äkki 3-4 korda oleme teinud või, ja ma ütleks ausalt, et ma olen teadlikum. 3-4 korda, mis ma rääkinud olen, ma poleks uskunud, et see niimoodi toimib. Minu nii-öelda vaimne tervis on palju parem ja kindlasti emad, kellel on ka kas või ühe korra või mingi paar korda siuke, et ma ei jaksa, ma ei suuda, ma ei või ja olete paanikas, siis palun küsige abi. Sest et ka kui Karl väike oli, mul oli siukseid olukordi küll, kus ma oleks võinud abi paluda, aga kuna see läks mööda, siis ma mõtlesin, et vahet pole, niikuinii ei tule tagasi. Aga ma haiglas sain aru, et tuleb abi paluda, sest et ma ei taha olla närviline ema lastele, kes on nagu, kes nii-öelda ei ole kõige parem ema oma lastele, sest et ma tean, et sellega haiglas olekuga ja peale sellist teekonda on ikkagi märk on jäänud ja nüüd mul oli üleeile 20. või 21. oli nüüd ka kõne ja ma ausalt tänasin seda kriisinõustajat, et tõesti see on teinud minuga imet. Ma olen palju parem inimene, vähemalt enda arvates vaimselt ja nüüd ma hakkan vaikselt seda teekonda edasi minema, et ma ei jäta seda järgi, et ma tõesti tunnen, et see kasvatab mind kui emana ja kui naisena tegeled enda probleemidega ja nüüd tuleb hakata uuesti kirjutama, mida ma kunagi tegin. Et ma tõesti tänasin seda, et aitäh, et ma tõesti on olla teistsugune, ma tõesti olen rahulikum ja mul kadus mõte nii ära praegu. Ma olen rahulikum ja tõesti, ma mõtlen asjad läbi, kui näiteks ongi mingi olukord, kus ma tahaks täiega kuri olla, ma tahaks nagu vana Marta nii-öelda, ma läheks nii närvi. Ma läks nii kuri, aga tänasel päeval näiteks Karl kukkus eile rämedalt peaga vastu lauda, siis ma olin nagu, et rahu, kõik on hästi. Kunagi ma oleks saanud kurjaks, et ta kukkus. Jaa, tule. Aga tänasel päeval ma ütleks, et see abi tõesti aitas ja tõesti ma sooviksin, et ka sina, kellel on raske, kellel on vaimselt raske ja üleüldse palun küsi abi, sest et abi küsimine pole häbiasi. Ma kunagi arvasin, et kui ma abi palun, siis see on nii-öelda halb. Ei ole. Sa teed enda olukorra palju paremaks ja sa nii-öelda päästad ka enda abielu või suhte, sellepärast et kui kogu aeg on mingi närviline naine nii-öelda sul kõrval, siis ega see ei ole kõige parem, sest et lapsed kannatavad, suhe kannatab. Nii et tõesti, palun küsi abi, kui on probleem. Aga ma nüüd lõpetan selle video siinkohal ära ja ma loodan, et teile see natuke emotsionaalsemalt raske video meeldis. Samas tõusub mõnud. Aga me oleme nüüd ilusti kodus ja kõik on hästi. Nii et ma loodan, et teile see video meeldis ja näeme järgmine kord.